Nädalavahetusel võttis isa mind golfiklubisse kaasa. Käisime enne poest ka läbi ja muretsesime endile sobivad rõivad, sest tuleb välja, et igasuguste riietega peenetesse golfiklubidesse ei lastagi. Mul olid seljas sinine bluus, vest ja roosad püksid. Golfiklubi väravast mind igal juhul tagasi ei saadetud. Maja oli kahekordne ja punastest tellistest, ümbritsetud suurte puude, väikeste tiikide ja hoolitsetud muruplatsidega. Ma polnud kunagi varem golfi mänginud ja esmapilgul tundus kõik uus ja huvitav. Isal oli kaasas suur kott golfikeppidega. Isa, miks sa neid nii palju kaasa oled võtnud ja mis numbrid neil peal on? Kärt, kui sa tähelepanelikult vaatad, siis näed, et need ei ole kõik ühesugused. Mida väiksem number, seda pikemaid lööke sellega sooritatakse, seletas isa, kui me ennast elektriautosse istuma sättisime. Autos oli ruumi ainult 2 inimesele ja tagakoht golfivarustuse tarvis. Kui me õige platsi peale olime jõudnud, ulatas isa mulle ühe vasaku käe nahkkinda, mis pidi villide eest kaitsma ja ühtlasi takistab golfikepi käest libisemist. Valisime golfikepi numbriga 5, mis isa seletuste kohaselt sobib nii lühikeste kui pikkade löökide puhul. Isa, vaata, kas ma hoian golfikepi õigesti käes. Jah, parem käsi on allpool. Nii, jalad on õlgade laiuselt kergelt kõverdatud. Vasak käsi hoia sirgena. Selg sirgelt. Kas nii? Päris hea, aga ära sihi palli. Õige löök läheb nii palli pihta. Pea hoia võimalikult paigal. Proovi nüüd uuesti. Hurraa! Auku läks, nägid? Tubli, Kärt. Proovi veel, hõikas isa. Ja ma proovisingi veel ning päris hästi tuli välja.